Armsad inimesed, kust me tuleme ja kuhu läheme? Legendid Haanjast Rogosini. Sinine daam oli katoliiklik preestrinna enne 1600. aastat, kes löödi risti ja põletati veninukkide rünnaku ajal Liivi sõja järel ning kes väidetavalt huvitav Rogosi mõisas tänaseni. Ta löödi ristikujuliselt naeltega mõisa ukse külge ja puidust kants pandi põlema. Fakti loo kohta leiame rootslaste väejuht, kes resideeris nimetatud sündmusteel Uusmäel ning kelle nimi oli Pontius de la Gardie. Tema juhtimisel Poola-Rootsi ühendatud jõud 1580. aastal purustasid venelaste väed Võnnu lähedal. Samal aastal vallutasid poolakad Pihkva ning rootslased Pontius de la Gardie juhtimisel Paide, Rakvere ja Narva. Pontius de la Gardie hukkus 1580. aastal rahu läbirääkimiste ajal Venemaaga Narva jõkke. Ta maeti Tallinna toomkirikusse. Veninukid. Veninukid olid meeste riietes vene naised, kes röövisid Rogosi kihelkonna elanikke pärast rootslaste ja venelaste rahulepingut. Aga Mõrsjamägi. Mõrsjamägi jääb Uusmäest Vastseliina poole ja usutavalt võib kõneleva kivi panna sama mäe otsa, kus Mõrsja kahe konkureeriva mehe vahel pooleks tõmmati. Rahva elu oli orjaajal väga vilets. Mõisahärra olnud see keiser ja jumal ja võinud kõike teha. Peale põllutööde pidid mehed talvel ka vooris käima nii vilja kui piirituse vedamiseks. Vooris käidi Võrus, Tartus, Pihkvas, Räpinas ja Narvas. Kuna kõik olnud mõisa oma, siis keegi väga oma taluhoonete eest ei hoolitsenud. Olnud juba jõudu selle korrastamiseks ja loodud inimesi peksti nagu penisid. Varemalt olnud Haanja mõis olnud Vastseliina karjamõis ja nimeks olnud Hanimõis, kuna seal peeti ka hanesid. Sellest nimest olevatki praegune nimi Haanja tekkinud. Sel ajal olnud mõis kellegi on Lippandi päralt, kes aga mõisa selle halva maa pärast pidada polnud tahtnud ja seepärast kroonule andnud. Mõisa valitsejaks sai seejärel Haanja mõisa rentnik Olejevski. Ta oli kõige hirmsam Haanja mõisa härradest. Tema võetanud orje koerte eest Venemaalt ja Poolast. Jakob olevat ise üht sarnast meest mõisas näinud. See olnud Venemaalt koera vastu vahetatud venelane nimega Joka. Olles lasknud naistel enesel ikka sauna kütta ja käsutanud siis kütja ennast pesema. Seesuguseid saunu tehti peaaegu iga päev. Kuna Kollest oli rahva poolt vihatud ja põlatud, tegi rahva soovid õuge pastor Gustav Kolman selle kohta palvekirja Riiga, mille tulemusena Kollest minema aeti. Teistel andmetel jällegi põgenes Kollest Haanjast ära 1905. aastal, kartes rahva viha. Haanjas ei olnud 1905. aastal küll mingeid kallaletunge mõisnikel ega põletamisi, küll aga peetud koosolekuid ja nõupidamisi. Kohapealsetes inimestes õhutanud revolutsioonilist meeleolu tookordne Tartu Treffneri gümnaasiumi õpilane Vidrik Kriisa, kes kaosoleva rekrutina Haanjas elanud. Kriisa algatusel peetud 5. või 6. detsembril Võrujärvel rekrutite koosolek. Vastu võetud otsustest teatati telegraafi teel Rapp Vikerä. Sõja
Katariina esimesele kelle Peeter Esimene loonud Raagikanti ning Poola sõjakäigu ajaks jättuti Rogosimaile, kuna tsaar sõdis Poolaga ning Katariina oli Poolast hästi. Katariina esimesele taheti Raagikanti ausammas panna, ent ausamba lugu lõpeb Vene tsaariliigi ajalooga. Mõisnike hirm oli ikka suur küll, paljud olla mõisatest linnadesse ära pagenud, mitmed läinud Rogosi mõisa, kus mõisa väravad alati suletud olnud. Seal olid nad nagu kindluses. Pärast tulnud karistussalgad, keda koha peal juhatanud ja esitanud Rogosi mõisnik Lasena. Inimesed käsutatud teepervele kokku, Rogosi mõisnik pidanud kurjustama kõne ja nõudnud sõjariistade väljaandmist. Mõned otsitud heasamast läbi, samuti otsitud läbi ka kõik elumajad. Egas mina räägi kiviga. Kuis siis kivi räägib, kui kivi haldjas ei räägi? See on kivimure, mitte haldjamure. Aga ma tahtsin küsida, hea kivihaldjas, palun ilmuta end. Küsida võib kõike, vastama ei pea. Mina olen aga juba kummitus ning vastust teada ma ei pea. Ah, olgu, sel juhul tulen välja ja jahutan oma jutunälja. Mis meil oli ja mis meist saab pärast seda, kui Rogosi mail kaevas peninukkide laav? Vaata, sealt nad tulevad. Ja nõnda ka lähevad. See oli pöörane aeg. Naised meeste riietes. Venemaad laastasid veel kaua maad, enne kui keegi aru sai, et tegu on naistega vaid. Aga edasi? Mis edasi? Ega ometi ajalehti edasi? Ei, meil on juba ammu Võrumaa teataja. See on hea. Jah, aga edasi. Mis meil oli ja mis meist saab? Oled sa käinud Mõrsemäel? Ei, aga mis siis sai? See, et sina oled kummitus. No ja mis siis sellest? See pole traagika. Kuidas nii? Mind ju mõrvati. Ikka nii, aga Mõrsemäe vastu sa ei saa. No aga mis siis juhtus seal? Näitan, kui tahad. Tahan. Vaheda! Mis tahad, Anno? Vaheda! Jah? Oled mees või ei ole? Egas ma naine ka eks pole. No eks tule siis välja. Mis asja ka oli või? Kõne läks õnneleidist. Õnneleidist? Minu võrsjast. Kes ta õnneleidis? Mitte õnne leidmisest, vaid minu võrsjast. Sinu mõrsjast? Just. Mis ajast peale õnn ja selle leidmine sinu mõrsja? Vaheda. Mida? Ära aja udu. Seda väga hästi millest jutt käib. Millest siis? Neidisest, kes tuleb siit. Õnneleidise ongi siin. Vaheda ja Anno, mis on teie vahel kannul? Sina oled minu mõrsja. Sina oled minu mõrsja. Mina ja mõrsja. Muidugi. Ja kahelda pole sugugi. Aga ma ei lähegi ju kuhugi. Kuis nii? Kuis nii? Mägede vahel on nii, et igal on oma tii. Ega ikka ei ole nii. Just nii. Pruudipärga mul ju pole. No, see pole hale ega kole. Mõrsja oled nii ehk nii. Ma ei ole andnud lubadusi. No, siis teeme nii, et mäe peal, kus maad
keegi meist sinu endale saab. Mõttel on jumet. Õnneleid, anna oma käsi ja tule. Võtke siis mu mõlemad käed ja eks me näe. Õnneleid las pooleks. See jäi sinu hooleks. Ise tegid. Sina tegid. Vaeda, see meid ei pääsa. No nüüd tuleb võtta vaeva. Jah, vaedalt. edasilükkamisega jääb. Ah soo, et tolli kulgab ette. Aga kui asi liiga pikaks läheb? Vinitakse iga päev. No, teeme siis ära. Mingit päev. Teevad.
Papp on juba vihane. Mis on? Jumalat ka vaja karta. Paneme ikka tala üles. Õige ta on, olgu või konna. Mis sa siis konnadest räägid? Konnad on need, keda plaanil ja rogosis nii palju on, et on. Tõsi ta on, jaa. Toredad mehed, aga usku ei jagu. Usku ei olegi kõigile antud, eriti mitte Kolleskile. Ah jaa, sa pidid ju meile sellest Kolleskist rääkima. Mis teil temast? Olgu ma kui tahes lund, aga me oleme ikkagi naised. Just nimelt, naised. Ja Kolleski ja naised käivad kokku. Seda küll, ja eriti Tootsi Leenu. Tootsi Leenu, kes see veel on? Paljugi on sündinud ka pärast teid. Igavik ei ole ajalik. Mida see nüüd pidi siis tähendama? Kivid kõnelevad kauem kui inimesed. Aga mina? Sina oled mälestus. Aga Kollesk? Aga Tootsi Leenu. Ju ta oli kannataja. Ka kannatades võib õnne leida. Eks näis. Kuidas näis? Jah, kas ikka näib? Küllap ikka näib, kui näidata. Sa tõbras, liigud nii aeglased. Ega rehteks sai kiremini saa. Tee jutt, 50 hoopis, sa räägid. Aga minu maa Ole sul maadega midagi? on ikka küll. Ei ole. Võtame ära ja teeme karjamist. Kas homme? Täna. A mis must siis saab, kui raagist karjamõis saab? Kui tahad 50 hoopi saada, siis ütle. No anna siis ütle. No kas ütled? Midagi sult ei saa, sulle käulma. Head teed, rohkem rehte ei peksa. Kas saun on valmis? Issand jumal juba ka tarjub, jah, härra! Kas sauna? Mina pidin ju ainult kütma. Kes ütles, et ma nüüd sauna tahan? Ise te ütlesite niimoodi. Saun on siis saun, kui saun on saun. Ei saa aru, härra. Kas sa siis ei tea? Mis naised saavad teha? Tean, vistlevad. Liht ei puutu asjasse. Nad lebavad või nagu sa ütlesid, vihlevad. Mina ei ole kedagist lebamisest kõnelenud. Mina ka ei ole lebamisest midagi kõnelenud. Kui äkki peaks ise minema? Õnneleit, sa oled ju vaim. Oh, äkki hoopis mina? Jätkake inimestele nende maailm ja vaim elagu omaette. Kui sa sauna ei tule, saad 50 hoopi. Sina kollesed tüüs ja hambid. Mina ei ole mingi kollest, ma olen Olevski, Olaman. No aga milleks sulle siis veel saun? Järglastel on saun. Vaata siis istu seal saunas ja järgi oma jängi. Sauna. Kuule, pann. Nüüd ma saan juba väga kurjaks. Sellist sauna küll ma ei oodanud. Aga mis meil oli ja mis meist saab? Katariina esimese ausammas. Aga seda ei ole ju. Aga mõttes oleks see ju tore. Katariina esimene. Peeter esimese Poolast pärit abikaasa, kes elas siinsamas Ruusmäel 3 aastat Unarul. Mind tõmmati pooleks ja tema Unarul. Saatusi on igasuguseid. Kõrvalteed on kõrvalteed. Ausammast ei saanudki ning jälg tema siinolekust ei maandunudki. Legend aga jääb. Aga ikkagi on ju hää, et ühe naisterahva päev taheti panna Läti piiri äärde. Mis seal hääd on, kui taheti panna ainult päev? Taheti ikka enam, aga vene kombe kohaselt tuli välja nii nagu ikka. Mis tähendab nagu ikka? Ei midagi. Kuidas ei midagi?
3 aastat plaane ja kujust ei mingeid plaane. Plaanil on vähemalt kirikukellad, kus toonekuldisid enam sibulakutil ei saali. Ja nii lihtne ongi kõik. Lihtne pole midagi. Kas see on seotud aastaga 1905? Sedagi. Ja mis siis oli 1905? Revolutsioon nii Haanjas, Rõuges, Võrus kui Ruusmäel. Kes siis oli see salapärane taar? Revolutsiooni teevad ikka ju mehed. Mehed? Nendega mul eraldi tehe. Tean. Aga ikkagi tunne on hea. Mehed. Neist sa rääkima ei tea. Aga revolutsioonist 1905? Ah, sellest siis. Nojah. Eks ma näitan siis ka. Kuidas? Igal lool peab olema sissejuhatus. Kus on loole juhatus? Robosisse saabus mees, Peeter Lõpussaar, varjunime all. Nii ilus nimi. Miks ta ei abiellunud siin? Ma ju ütlesin, et tal oli varjunimi. Milline? Mati. No aga siin on ju kõik Matid. Sellepärast võitiski Mati. Millise Mati? Lihtsalt Mati. No see pole küll eriti romantiline. Ega Mati pole sellepärast mehena vähem Romeo, kui ta Mati on. Ikkagi. Äkki oleks ta võinud Ludvig 22 või midagi seesugust võtta. 1905. aastal. No minu ajal oleks see raudselt läbi läinud. Aga 1905. aastal ei läinud. Tol ajal oli revolutsioon ja mõisnike hirm oli suur. Ah, et siis mõisnikud ongi kogu see kurja juur. Ja kes teist kõige enam? Krahv, kes kõige kenam. Krahv, kes kõige kenam? Just. Ja nimi tal? Vite. Mina küll sellist ei tea. Aga aasta oli siis 1905. Olgu siis, aga revolutsioon? Ei see kuhugi viinud, vaid Robosist Võrru, ei edasi. Aga mis sai siis edasi? Kohe näete, kui välja ilmub Nekrut, Vidrik Triisa. Kes see veel on? Üks Treffneri gümnaasiumi gümnasist. Issa vist või koguni gümnasist? Oma esmase kõne pidas ta Kandles. Nii väikene siis, et pidas kõne Kandles. Ei, mitte Kandle sees, vaid Võru rahvamajas Kandel. Anna andeks, aga kas ta oli või ilus? Ilu saabus Võru järvel, külmade vilus. No aga sa ju lubasid näidata, kus ta siis nüüd on, see Paul Vitele kirja kirjutanud revolutsionäär? Kuigi meie taldade all on jää, ei me heial hätta jää. Õige! Purustame mõistnike väe ja edasi elumil läheb. Õige! Vittel on vaja kirja, et saaks ükskord paruline kirja triivulsed püksid. Õige! Et ta tunneks, et ta on üksi kogu Võru rahva vastu ning Eestimaalt võib ära astu. Mina pean nüüd ära libuma. Mõisad põlevad, Saksa sulevad, Messiamas ja meitele, ja meitele, ja meitele, ja meitele, meitele, meitele. Jah, aga mis sai edasi? Kas mindi ikka võidukat edasi? Edasi sai sedasi, et kes pääses pakku ja kes sai kadalippu. Kas selle eest anti siis lippu? Selle eest anti kadalippu. Kadalipp, mis see siis veel on? Terve kolonn karistusmehi, kes sind nutlevad. Oi, mehed mulle meeldivad, eriti kui nad mind tihtlevad. Täägivarrastega. Ei, mitte seda. Aga kui rääkida lipust, siis kas Rogosi mõisas polegi enam tuulelippu? Ja mis sai Vitest, kellest pole enam kippu ega kõppu? Vite läks Rogosi mõisa müüride taha tuulelippu varju ega korjanud enam iial Ruusmäe metsadest marju.